Mina olen Maitu Tund ja tänases Selgult tunnis ma näitan teile, kuidas õudusfilmides ellu jääda. Sest seda võib vaja minna. Eriti Halloweenil. Tere tulemast mu fucking elukooli. Esimene punkt. Ära otsi pahandusi. Ära mine öösel pimedas metsa, sest öösel pimedas lähevad metsa ainult jahimehed või inimesed, kes tahavad laipa peita. Ja kui sa ei lähe sinna laipa peitma või jahile, karu tapma, siis ära mine metsa, ära otsi pahandusi. Ja samuti ära mine kohta, kus kummitab või mis on maha jäetud kohad. Kui sa taha, et sind kummitatakse, siis ära mine kohta, kus kummitab. Teine punkt. Kahtlased hääled. Kui sa kuuled kuskil kahtlased hääli, siis ära mine uurima, mis need on. Sest vahest on kahtlased hääled, lihtsalt kahtlased hääled. Näiteks ma kuulen oma naabri korteris kogu aeg kahtlased hääli. See ei tähenda, et ma läheks kell 3 öösel ema öösärgis neil ukse taha küsima, mis nuss on. Sest võib juhtuda, et ongi. Ja mis ma siis neile ütlen? Musta patja. Kolmas punkt. Ärge hargnege. Isegi ahvid teavad seda, sest koos olete tugevamad. Neljas punkt. Ära jookse trepist üles. Ma näen seda liigi tihti, et joostaks trepist üles. Kuhu sa jooksed? Katusele. Tahad sealt alla hüpata või? Ära jookse trepist üles. Ära jookse trepist üles, kui sul just ei ole maja katusel kopterit. Ja ära ka mine keldrisse, sest keldris on kollid. Pööningul samamoodi. Jookse, ole samal korrusel, kus oled ja hüppa aknast välja või midagi. Loogiline. Jookse! Tead, kui lihtne on joosta? Ma ei tea, sest ma ei jookse. Aga kui sind ajab keegi taga, siis lihtsalt jookse otsa, ära komista, ära kuku, ära vaata selja taha. Lihtsalt jookse. Okei. Ja tead, kui raske on, kui keegi ajab sind taga mootorsaega ja kui tal on mask ka peas. Ta ei jõua ja ta ei näe pimedas metsas. Ja see on ohtlik. On joosta mootorsaega, eks ole. Lihtsalt jookse, kui raske on ära joosta, kui siin keegi ajab suure noaga taga ja tal on mask peas. Come on. Ja kui sa jälgis mu eelnevaid punkte, siis sa ei lähe metsa üksi, sest sa ei otsi pahandusi. Sa lähed grupiga, kui lähed. Ja sa ei hargne. Ära kunagi hargne. See on suur viga, mida teha. Ja kui te olete juba grupiga metsas, siis ära kunagi ole esimene ja ära kunagi ole viimane, sest need süüakse esimesena. Samuti ära ole keskel ka, sest vahest tuleb keskelt ja viib su minema. Ole kuskil eelviimane või teine. Siis sa näed, mis toimub ja saad reageerida kiiremini. Plus, kui te jooksete metsas kellegi eest, siis sa pead olema ainult kiirem kui kõige viimane vend. 6. punkt. Ära peida ennast voodi alla, sest ma ei tea sinust, aga mina näiteks ei mahukski oma voodi alla ja voodialune on alati esimene koht, kuhu mõrvar vaatab. Aina. Ja poleks midagi piinlikumat, kui mõrvar tuleb tuppa ja sa oled poolenisti voodi all, perse ulatub välja. See oleks väga ebameeldiv kogemus teile mõlemale. 7. punkt. Vaata. Vannidas olles, enne kui sa peegli sulged, vaata selja taha, sest seal võib keegi olla. Veel parem, tee mõrvarile tünga ja ära panegi peeglit kinni. Siis ta peab omale uue plaani välja mõtlema. Alati enne autosse istumist vaata auto tahaistmele. Elementaarne, eks ole? Ja samuti vaata ka kardina taha, ka siis vannitoas või elutoas või kus iganes su kardinad on, sest seal võib keegi olla. Ja kui sa leiad ta enne, kui ta leiab sind, siis sa võidad oma elu või midagi paremat. Ja vaata ka külmiku taha ja puhasta see tolm ära sealt, see on tuleohtlik, ma kuulsin. 8. punkt. Ära filmi ennast magades, sest võib juhtuda, et sa näed midagi, mida sa ei taha näha. Aga mis suurema tõenäosusega juhtub, on see, et sa raiskad oma aega vaadates, kuidas sa öösel vähkreid ja peeretad. Ja milleks sulle seda vaja on? Või siis sa avastad näiteks, et sa oled kuutõbine ja teed mingid imelikke asju, keset tööd tõused ülesse, silmad säravad peas ja situd voodi peale. Aga siis sa saad teada, miks sul iga hommik sitt voodi peal on. Siis võid kontrollida. Kui sul on sitt voodi peal, siis sa võid turvakaamera linte kontrollida.
Seda võiks teada saada, sest kui see keegi teine, siis jos mõjus. 9. punkt. Väldi keldreid ja pööninguid, sest seal elavad kollid ja vanaema moosid. Nii et miks sa peaksid sinna minema? 10. punkt. Hoia telefon hääletu peal, sest enamasti, kui siin mõrvar taga ajab, siis kipub alati keegi sulle helistama ja see ei ole õige aeg, kui sa hakkad vanaisale seletama, kuidas ruuterile starti teha. 11. punkt. Võitle vastu, sest enamasti õudusfilmides või no mitte enamasti, aga tihti on kas vastasteks sul kas nukud või väiksed tüdrukud või mingi pihv, kes kaevust välja ronib. Aga mis nad teevad sulle? 2 pauku ja magab jõuludeni. Come on. Sest ma ei tea teist, aga ma olen välja arvutanud, et ma saaks vähemalt 10-5-aastasest jagu, kui nad järjest peale tulevad mulle. Enne kui ma ära väsiks muidugi. Ja kui nad ükshaaval tulevad. Sest nad on täpselt põlve kõrgusel. Kui see jalg liigub, siis sul ei ole karta midagi. Samuti, kui sa näed koridoris mingit väikest bossi rattaga sõitmas või mingid kaksikuid, mingid väiksed pihve kaksikuid koridori lõpus seismas, siis jookse. Sul ei ole midagi muud teha, sest väiksed lapsed on väga hirmsad. Lihtsalt jookse. Ja kui need on sinu omad, siis jookse veel kiiremini, sest nad teavad, kus sa elad. 12. punkt. Ära vaata läbi augu, sest miks sa peaksid läbi augu vaatama? Sa tead, kui sa vaatad läbi augu, siis sealt vaatab silmamuna vastu. Ja kas sa tahad seda? Ei, lihtsalt ignoreeri seda auku. Eriti, kui tegemist on glory hole'iga, sest mõned asjad võiksid jääda saladuseks. 13. punkt. Ära seksi autos, sest see on ebamugav. Eriti, kui sul on pikad koivad. Plus sa oled ülilihtne saak iga kord, kui sul on püksid põlvedeni. Sama kehtib ka metsas sittumise kohta. Miks sa peaksid metsas sittuma, seda ma ei tea. 14. punkt. Ära kutsu välja vaime. Sest kui sa ei taha, et sind kummitatakse, siis ära kutsu kummitusi välja. Come on. Mida sa tahad? Nagu sa vaime välja kutsud, mis viga on? Ja kui sa kutsud vaime välja, siis ära tule minu juurde jutuga, et sind kummitatakse. Siis kui ma olen kuskil taevas, mängin mingite rinnakate inglitega kabet ja sa kutsud mind oma sitasesse korterisse, ma ei tea, mis asjus, siis hakkab pead ja persed lendama. Usku mind, ma hakkan lammutama. Lihtsalt ole normaalne inimene ja tõmba omale Tinder ja kutsu päris inimesi välja. Mitte fucking kummitusi. Ja 15. punkt. Lugege märke. Ehk siis, kui sa näed, et ainult üks pirn põleb, jookse. Kui sa näed, et tuled hakkad vilkuma, jookse. Kui keegi ronib kaevust välja, jookse. Või lükkada kaevu. Kui sa saad üliodavalt üliilusa maja, jookse. Kui keegi mõrvatud su majas, jookse. Kui sa näed vilksamisi silmanurgas kedagi toas liikumas, siis jookse. Kui kuuled metsas oksaraksu, jookse. Kui just tegemist ei ole karuga, sest väidetavalt kui karu sind ründab, siis sa pead surnud mängima. Ja ma ei tea, kes seda juttu üldse levitab, ilmselt karud, et neil oleks lihtne ära süüa. Siis kui mind ajab karu taga, ma jooksen nagu noor vasikas kasteinas. Ja sellega võtakski siis tunni kokku. Kui teil video meeldis, siis like, share'i või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmises osas, kui ma näitan teile, kuidas vaime välja kutsuda. Mina tänan! Kes on?